Tere sõbrad! Kätte on jõudnud meil siis oktoobrikuu. Lehed langevad, tuuled on tugevad. Tuletabki meelde seda, et aeg liigub väga kiiresti. Ja kuidas aega elus targasti ära kasutada on see, et loo endale mälestusi. Käi tegutse, tee asju, mis sulle meeldib teha. Sellest tulenevalt on käes jälle üks mõnus laupäev. Ja mõtlesin, et mis ma seal kodus ikka olen. Et tegelikult on igasugu muid asju väga palju vaja teha, aga ikkagi loodus on minu elus number 1 ja kui vähegi annab mingit seiklust teha, siis ma sellega ette võtan. Kus me siis praegu oleme tulnud? Oleme tulnud sellisesse kohta nagu Matsimäe karjääri lõkkekoht. Küll aga tegelikult me siia lõkkekohta ööseks ei jää, vaid mul on seljakott pakitud ja meie lähme matkame läbi Seliraba. Ja siis jõuame sellisesse huvitavasse kohta nagu Kollassaare. Ma olen seal mitmeid kordi käinud ja siinkohal ma mõtlesingi, kas ma teen selle video või mitte, sest elu on näidanud, et tahes-tahtmata on inimesi, kes neid, kuidas ma ütlen, tasuta võimalusi kurjasti ära kasutavad. Ja Kollassaare on üks väga eriline koht, keset vaikust, rahu loodust. Aga jällegi siis sisimas ma mõtlen, et tegelikult kõik inimesed ei ole nii halvad ja ma usun, et inimestel on seda head poolt ka. Ja mis siis ikka, teeme selle video ära. Et ma olen, nagu ma ütlesin, ma olen seal mitmeid kordi käinud, ööbinud, tegu on väga erilise kohaga. Ja just sinna jõudmine ka jalgsi matkana läbi raba, see on midagi hoopis erilist. Plaan ongi siis lihtne, lähme kõnnime Kollassaarele. Oleme lihtsalt looduses, naudime, õhtul võtame väikse õllepoisi, vaatame Eesti-Itaalia mängu ja vara hommikul siis teeme väikse kohvi ja kuulame seda loodust ärkamas. Nii et ma võtan seljakoti ja asume teele. Seljakott pakitud. Tellisin Temus sellise kinnituse, et saaks koti külge panna, et kui me siin kõnnime ja räägime, vaatame siis kas see toimib, et saaksin käed vabad hoida. Ja siit kohalt siis hakkabki see teekond sinna rabasse. Vahepeal said Tasterile uued rehvid ka alla pandud. Võtsin all-terrainid. Ja täitsa asjalikud siiamaani. Nii, jätame auto siia. Loodame, et homme tagasi tuleme siis on alles ka. Ja lähme siis rajale. Siin Matsimäe lõkkekoha kõrval on kohe ka Vahesaare järv, aga ma ei kujuta ette, kes seal kala on. Ma panin küll spinning autosse, et äkki homme hommikul, kui tagasi jõuan, siis proovin, aga selline huvitav koht. Mõned sammud läbi metsa ja juba paistabki laudistee, mis viib ravasse. Nüüd ma ei ole kindel, aga mõned mu vanemad jälgijad võivad mind täpsustada, aga ma mäletan, et Lõuna-Eestis olid ka sellised asjad. Ja vanasti, kui inimesed tulid siia, panid kirja, kes mis kuupäev rajale läksi, mis kell tagasi. Ja siis, ma ei tea, metsavaht siis käis vaatas, et kas kõik on elus ja terved. Siia sõitsin siis. Iga teatud lõigu peal oli hästi palju jahimehi, siis ma hakkasingi mõtlema, et huvitav, et keda siis jahitakse. Üks päev uudistes rääkis, et mingi probleem karudega on, et antakse rohkem lube. Päris kindel ei ole. Ma loodan, et ei juhtu sellist asja, nagu kunagi elus juhtus, et samamoodi igal pool jahimehed ja siis aeti neid loomi seal. Ja siis kabuhirmus põdrad ja asjad jooksevad sulle sisse kuskil. Nad on kuskile eemaldunud ja siis sealt põgenevad või üritavad ohutusse kohta leida ja siis jooksid meile seal ette. Aga eks paistab. Põtra võiks näha küll. Tee, mis tahad, aga raba on üks väga ilus koht. Käed vabad. Tundub, et see kinnitus toimib vist. Et muidu mul on see
nii-öelda see akupank koos selle jalaga, mida ma igal pool kasutan, aga vahest on hea, kui saad korra käed vabaks ja seljakoti küljes on sul see kaamera. Ja sisuliselt ongi rabaosa läbi, et see on ka koht, kus enamus inimesi tavaliselt pöörab tagasi. Aga tegelikult siin tuleb siuke läbi metsarada, ka siuke soineala. Ja siit lähed nii kaua, kuni jõuadki Kollassaarele. Nüüd selle Kollassaarega on 2 varianti, et jõuame sinna ja seal on väga palju rahvast või siis ei ole seal mitte hingelistki. Et tegelikult inimesed, kes seda kohta nii-öelda haldavad, et sa saad neil broneeringuga teha, et sa viibid seal, siis nad jälgivad, et kes seal käis ja et kehtib sama põhimõte tegelikult, et kes ees, see mees. Et samamoodi tuleb seda kohta seal siis jagada ka. Vaatame, mis meid siis seal ees ootab. Tund 20 kõnnitud ja hakkangi jõudma oma sihtkohta Kollassaarele. Kohe näete täpsemini. Ja olemegi kohal Kollassaarel. Ma tõmban korra hinge, kuna järjest kõik kõndinud. Ja siis ma tutvustan teile lähemalt, mis meil siin asub. Mis meil siis siin ees ootab? Selline vana puitmaja. 2 sellist nii-öelda ruumi, kus saab ööbida. Ühes on ahi sees. Eesti lipp ilusti, kaev, siuke tipijonn. Siin on täitsa need puukuur olemas. Saad kasutada hea peremehelikult. Võtsin siit seest ühe tooli endale, et korra selga puhata. Näed, täitsa nimeline trepp siin isegi. Kollassaarel oma säädused. Nii, ma loodan, et liiga pime ei ole. Mul kaamera peaks ise ümber lülitama. Aga nii, mis meil siis siin on? Lipp on seina peal. Siis siin on niimoodi, et kes siin käivad, jätavad siia toitu, muid tarbeid, mida vaja läheb. Madratsid, magamisasjad, toolid, laud, saad kirja panna, et siin käisid. Erki Vaikre on siis selle koha peremees. Tema siis tänu temale selline koht on inimestele siin kasutamiseks, et suure töö ära teinud. Ahi ka olemas. Teed väikse tule alla ja kivid annavad sulle siin hommikuni sooja. Need puud on ka ära tootud, et iga kord kui käid, kasutad, pärast enda järgi tee korda, pane uuesti. Me vaatame seda tipijonni ka. Siin samamoodi saad tulla, teed tule alla, saad siin endale süüa teha, mõnusalt istuda. Selline vägev. No ütleme, siin saad tegelikult sees täitsa magada ka. Kaevus saame vett pärast, käte pesemiseks on seal nurk olemas. Väga lahe koht, et siia tuled, istud, ainult vaikus, saad rahulikult siin olla ja puhata ja minu arust isegi ühes telesaates nad tulid siia. Ma nüüd nime ei mäleta, mis selle saate nimi oli, aga see, kus need igasugused näitlejad ja avaliku elu tegelased matkasid, siis minu arust nad tegid siin ka peatuse. Kunagi siin oli saun ka, aga saun põles maha ja siis Kollassaare peremehed siin korjavad raha, et saaks uue sauna ehitada. Et kes kunagi ka satub siia Kollassaarele puhkama, siis saate ka oma õla alla panna.
mina aga tõmban väheke veel hinge, istun siin vaikuses ja siis teeme väikese lõunasöögi ka või üsna siukse hilise. Kõht kõige tühjem ei ole, aga midagi peab sööma. Kui te mäletate seda Soome toidupaki videot, siis mul jäi sealt alles siuke kartulipuder. See on siis kartulipuder ja veiseliha. Mõtlesin, et võtan selle kaasa, et maitseme siis seda. Paneme vee keema ja saab natukene midagi hamba alla. Lonks vett ka. Nende putrudega on see värk, et piisavalt läbi ei sega, siis pärast on jõle paha süüa seda. Tundub, et hakkab valmis saama. Sellel on ka hea, saad see külje pealt kohe lahti teha ja no ja maitseme ära siis. Et kui me seda Soome toidupaki videot tegime, siis minu arust, mis me sõime seal, mingi kanapasta või asi oli. Ja siis nüüd on see kartulipuder veiselihaga. No, proovime ära. Selline, nagu ikka see eelvestes kartulipuder tuleb, aga siin paistab, et on mingid tükid sees, nagu lihatükid. Lisaks veel nagu need sinepiseemne tükid. Lõhnab nagu ikka need. Nagu poeski ostad topsi sees neid kartuliputre. Pole üldse viga. Täitsa mõnus suur ports ka. Soome toodang. Gluteenivaba, laktoosivaba. Eesti keeles ka isegi siin taga kirjas. Söön selle ära, siis teeme ühe sooja joogi ka. Saab siin mõnusalt päikse ja tuule käes istuda. Mõtlesin, et teen ühe sooja joogi ka, siis Soome pakist jälle siuke kakaojook. Enne siin ehmatasin ka päris kõvasti, et silmanurgast nägin midagi valget ja järsku oli auku koer selja taga. Ja siis omanikud ehmatasid ise ka ära, et keegi siin oli ja vabandasid ette taha, aga ei ole hullu. Oleks pidanud suurema topsi kaasa võtma. Kõht täis, soe jook olemas. Ja täitsa mõnus on siin aida terrassil istuda niimoodi. Lehed langevad ja kuulad tuule häält. Väga-väga mõnus. Ühes selles videos ma rääkisin teile oma sellest projektist suvemaja teha. Ja siis ma sõitsin tagasi Tallinna poole sealt Kanepist ja hakkasin mõtlema, et panen suvemaja püsti selleks, et käia seal iga kuu korra või 2. Siis hakkas tunduma, et võib-olla mul on vaja elus mingit uut eesmärki või asju. Ja siin hiljuti saigi tehtud siis väga suur selline otsus, et on aeg siis Tallinnast edasi liikuda, et ma olen nüüd Tallinnas mõnda aega elanud ja ei meeldi. Ning võtsin vastu siis otsuse, et kogu oma eluga liigun Lõuna-Eestisse
et see on päris suur elumuutus tulemas uuel aastal. Et uus töö Lõuna-Eestis, uus kodu, kõik asjad, et kõik sellised asjad tuleb leida. Ja kusjuures nagu uus töö või sellised asjad mind ei hirmutagi. Ainuke asi, mis kõige raskem hetkel tundub, on just see kodu müümine, see asjade pakkimine ja vedamine. See on niisugune asi, millega üldse ei tahaks ega viitsiks tegeleda, aga jällegi ei jää midagi muud üle ning tuleb see ette võtta. Mulle tundub, et see elu muutus on aina rohkem seda väärt. Et kindlasti mingi hetk ma tahaks elus karjääriliselt ka vahetuse teha ja tahaksin rohkem oma elu siduda loodusega, hakata tegema siis näiteks mingeid matku, kuskil looduses ellujäämisi ja asju. Noh, kõike sellist, et ma usun, et saate mõttest aru. Tahaks seda nagu edasi anda ja just sihtgrupp võiks ka olla nagu noored, kellele võiks neid oskusi õpetada, et vanemad inimesed, kes praegu on, nemad on ju kasvanud kõikides oludes ja oskavad seda kõike, aga jällegi on neid täiskasvanuid, kes võib-olla ei tea nendest asjadest nii hästi ning kindlasti oleks ka huvitatud. Et see on see siht, kuhu ma tahaksin nüüd elus edasi liikuda, et võimalikult palju aega looduses veeta, aga samal ajal siis nii-öelda elatist ka teenida sellega, et jagada oskuseid ja mõtteid ja looduses olemist. Ma ei tea, kuna mul see õnnestub, aga siht peab silme ees olema ja sinna ma tahan liikuda. Vaatame, kuidas siis välja kukub, et tihtipeale ongi need suured elumuutused, mis mingis mõttes takistavad ja hirmutavad, aga jällegi, kui sa seda sammu ei tee, siis sa ju ei saagi teada ja sa ei oskagi kuskile suunas liikuda. Nõnda. Ma arvan, et ma siin mõnusalt puhkan ja mingi hetk siis otsin kotist välja ühe paki, mis meile saadeti, aga selleks me peame ootama, et hakkaks natukene hämaramaks minema, nii et selle paki sisu me vaatame siis natukene hiljem. Päikesevalgustusel mõnda aeg on. Ma panin siia juba tule alla. Laseme kivad soojaks ja siis on õhtul siin mõnus olla. Aga kuna päikesevalgust veel mõnda aega on, siis lähme jalutame korra siin ligidal metsa all ka. Näitan teile seda ka, et mis seal metsa all asub. Kuna Estlander Grupp tegeleb väga palju igasugu ellujäämiskoolituste ja asjadega ka, siis siin on metsa all igasugu vanu neid varjualuseid. Noh, näete, kui mõnus. Teed siia tule alla. Seal saab üks olla või kaks ja lisaks siin. Vaatame siin veel. Samamoodi sooja müür ette tehtud tulease. Aga noh, tundub, et neid ei ole kaua aega kasutatud, et maru ära vajunud. Et siin näete täpselt sellised erinevaid variante, mida ehitada. No, see on täitsa mõnus. Samamoodi sooja müür ees ja tulease olemas. Et kunagi tahaks ise ka midagi sellist ehitada, kus siis nii-öelda kogu aeg käia ja noh, selle suvemaja püsti ära saame, siis ma arvan, et midagi sellist me ka teeme kuskile sinna maakodu ligidale. No, siin samamoodi. Minu arust Äll kunagi ehitas sellises stiilis endale, kui mitte, et tal see uus on samasugune. Kodu juurde see baaslaager tehtud seal kodukanti tal. Üsna sarnane. Aga siin keegi ikka ööbinud on, mulle tundub. Ja ega palju seda
päikesevalgust polegi enam jäänud. Lähme vaatame, mis mulle siis saadeti. Nimelt võttis minuga ühendust selline firma nagu Armitech, kes on siin ka teisi YouTube'i inimesi toetanud ja küsisid, et kas mul oleks huvi nendega koostööd teha. Ja ma mõtlesin, et kuna miks mitte, alati kulub igasugu koostööd ja asjad ära ja minu varustusest oligi puudu tegelikult ühest korralikust pealambist. Et mul üks Betseli firma oma on mõeldud nagu mägironimiseks, aga ta ei valgusta nii palju kui tahaks ja see punane valgus on ka üsna nõrk. Nii et Armitech saatis mulle sellise lambi. See on siis Wizard C2 VR. Tegu on siis laetava taskulambiga. Laadija tuleb ka kaasa. Ehk siis ta käib pea külge. Lisaks on tal siis selline nagu klamber, et saab panna vöö peale või seljakoti peale või kuhu iganes. Ning lisaks põhi on siis magnetiga, et saad samamoodi igale poole panna. 3 tundi laeb ja üsna ere peaks olema, et me pärast proovime järgi ka. Võtame ta siis pakist välja ja vaatame kohe üle. Ma ei viitsi hetkel seda peakinnitust kuskil otsida, aga ma arvan, et saame ka nõnda hakkama. Nii, mis siin siis on? See on siis see klamber, mis käib sinna taskulambi ümber. Siis on laadija. See käib täpselt sinna põhja külge, tegu on ka magnetiga, et saad laadida. See on siis peakinnitus, et saaksid ümber pea kasutada. Ja taskulamp siis ise. Selline hästi kerge, hästi kompaktne tundub. Siin on siis taas laetav patarei sees. Lisaks see laadija siis samamoodi kinnistub siia. Saad USB-ga laadida. Et tänapäeva autodes on ka need USB pesad olema, siis ongi hea, et kui kasutad, pikem sõit on, lükkad järgi ja saad laadida, et või siis akupangaga. Ma nüüd peast ei mäleta, kohe vaatame järgi. Aku peaks olema 3200 on selle aku siis, peaks ikka mõnda aega kestma. Valgused on tal siis valge valgus ja punane valgus ning need peaks kõik olema siis erinevate tasanditega ja hästi eredaks minema. Katsume selle pea ümbrisega siia külge ära saada. Ja nii lihtsalt tulebki juba nagu GoPro'l on see. Ja panedki lihtsalt siis siia külge niimoodi, jah. No, äärmiselt lihtne. Tundub väga asjalik igastahes. Äll ka kasutab neid. Älli juures sain ka testida mitmeid erinevaid selle Armitechi lampe. Ja peab ütlema, et ikkagi pimedas ööst teeb metsaaluse ja kõik väga valgeks. Ma lisan selle konkreetse mudeli siis nii-öelda lingi ka siia videosse. Lisaks, kui sulle pakub see huvi, siis koodiga Romeo 15 saad hinnas ikka kõvasti alla. Nii et tasub uurida. Kindlasti neil on ka seal häid müüke ja muid asju tulemas. Et saate endalegi võib-olla soetada, et mulle see kulub väga ära, sest mul oligi üks korralik pealamp puudu. Vaatame, kuidas see peas välja näeb. Ma panen korraks teid maha. No, ja siuke saadki siin liigutada niimoodi. 360. No väga asjalik. Ja nüüd ootamegi, et päike ära läheb, siis katsetame. Aeg liigub nii ruttu, et tuleb ka õhtusöök ära teha. Meil on siis curry chicken and rice Tactical Food Packilt. Teeme selle.
natuke liiga vesine sai see, aga ei ole hullu. Söödud ta saab. Mõnus pehme kanaliha siin. Kisub pimedaks ära, siis ma pärast ei viitsi selle madratsiga kuskil seal pimedas mässata. Paneme selle praegu siin õues juba täis ära. Kuidas meil siis see hotell täna siin välja näeb. Tahvelarvutist hakkame pärast videot vaatama. Padi, magamiskott, madrats. Peaks täitsa titi-miti olema. Istun mina siis rahulikult väljas ja järsku igal pool lähevad tuled tööle. Ma mõtlesin, et mis asja. Aga siin on päikesepaneel. Lisaks seal lipumasti küljes ka. Et siin Naida terrassil tuli põleb. Ja need toas ka täitsa tuli olemas. Päris vahva. Täitsa pime, aga nüüd ongi täpselt paras aeg see lamp ära testida, et mis ta meile siis näitab. Nii. See on punane valgus kõige madalama peal. See on teine tase ja paneme kolmanda. No, päris hästi võtab. Nii. Nii, see on see valge, kõige madalam. See on nii-öelda tase 2. Tase 3. Üks, kaks, kolm. Ongi 3. Okei. 1, 2, 3. Ikka päris hästi võtab. Teeb kõik valgeks siin. Väga suur abivahend metsas käies. Punane valgus on ka. Punane valgus on siis hea, kui käite kuskil kalal või jahil, et loomadele jääb see märkamatuks. No ja see on see 3. tase. Päris uhke. No ja selline see lamp on siis. Naljakas siuke toru kuju tal on, aga seest on ikkagi väga hea lambiga tegu. Ja mis meil see õhtu veel siis siin toob? Mul on siin 2 sõpra, Karl ja Troll, Ukraina leivad ja autor Tom. Tom YouTube channel, and 28 years ago, an entire city was abandoned. And for the next 4 days, I'm going to be fishing, hunting, exploring the ruins of this place. Vaatame autor Tomi uue video ära. Ja ega rohkem ei olegi, siis lähme siia oma mugavustega hotelli voodisse ja teeme ühe pika une. Näeme teiega hommikul, sõbrad. And having a fun time. Welcome to Adak, Alaska. Tere hommikust, sõbrad. Uni tehtud. Magasin täitsa siuke nii ja naa pinna pealselt. Hiired terroriseerisid terve öö, jooksid siin igal pool ringi ja vahepeal ma mõtlesin, et neil käib mingi võidusõit vist juba, et edasi-tagasi või siis jooksid siin ümber ahju ja põrandal ja aga noh, omamoodi kogemus jälle. Väljas hakkas nii tugevalt padukad ka tulema, et vaatame, millal me siit üldse liikuma saame. Õnneks vihmajope on kaasas ja aga jalatsitega seekord panin natuke pange, et selle laudise peal on ikka väga libe nendega. Aga tõmbame priimuse käima, teeme ühe hommikupudru
ja siis hakkame liikuma. Taktika oli kaerahelbed ja õunad. Siis oli siuke moos paki sees ja pähklivõid ka. Tuleb üks siuke rammuspuder sellest. Proovime siis ära, kuidas see möks on siin. Maasikamoos, lisaks on pähklivõi, kaerahelbed, õun, kõik segamini. Peaks üsna rammust olema, et kui seda toitu ise vaatad, siis selle 90 grammi on selle kaal 390 kilokalorit, et see ei ole kuigi palju tegelikult. Läbi moosi ja pähklivõi saab siin kuskile 600 peale äkki selle. Pole üldse viga. Meenutab õunakooki. Et siuke kergelt kaneeline ja siuksed mõnusad õunatükid on ka sees. Ma tegelikult kuigi suur pudrusõber ei ole, aga vahest harva võib. Sööme selle nüüd ära ja siis otsime vihmajope välja ja hakkame vist vaikselt sättima, et siis jõuabki täpselt siuke päikesetõusuks rabasse. Plats on vist puhas, ahi tühjaks tehtud, uued puud ära toodud ja ma arvan, et saamegi sättida. Nõnda. Hakkame siis vaikselt minema. Jõuame siuke päikese tõusuks või noh, päike juba tõuseb vaikselt. Jõuame rabast läbi sel ajal. No hea küll, Kollassaare. Järgmise korrani. Lõpusirge paistab, mõned sammud veel teha ja olemegi tagasi alguspunktis. No näed, taster täitsa alles. Ja nagu naksti see seiklus meil otsa sai. Mul on väga hea meel, kui sa vaatasid selle video lõpuni, nagu ikka siis ootan sind alati siia tagasi ka. Kõikidele uutele jälgijatele, kes tulevad, siis samamoodi vaata kõik eelmised videod ära, saad minu kohta natukene rohkem teada ja samamoodi tule siis edaspidi tagasi ka. Et siinkohal mul ongi teile üks palve, et kui te videot vaatate, siis kindlasti vajutage sinna like nupule ja tellige see kanal ka, et see aitab mind väga palju eesmärkide poole. Ja saate panna siis oma panus, et mul asjad õnnestuksid, kuhu ma tahan omadega jõuda. Mis ma siis oskan öelda? Oli selline mõnus väike käik looduses. Videos juba olete kõike näinud ka, mis me siin korda saatsime. Ja ega muud ei olegi. Tuleb järgmist seiklust nüüd ootama jääda ja vaatame, mis me siis mõnel järgmisel korral teeme. Seniks aga olge mõnusad ja varsti näeme jälle.